Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige kehtsam luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Tere, hea kuulaja! Oleme teie ees Meediapalati 33. osaga. Meie koosseis on vahepeal läbinud drastilise pöörde ja meie armas taskuhääling on saanud uued saatejuhid. Mina olen Anette-Maria Volt ja stuudios on minu kaassaatejuhid Mariana Kreek. Tere! Anna-Liisa Karu. Tere! Ja Mari Kedelauk. Tere kõigile! Täna räägime ajakirjanik Madis Hindrega, arutame Isamaa erakonna uurimise tagamaid ning võtame kokku ka veel värskelt toimunud Eesti filmi- ja teleauhindade gala. Ja lõpetuseks arutame ka Euroopa loomeorganisatsioonide poolt kritiseeritavat tehisaru treenimise reeglite lõdvendamist. Meil on telefoni otsas endine ERR-i raadiouudiste reporter ja Vikerraadio saatejuht Madis Hindre. Nagu ma aru saan, on teil täna esimene tööpäev Eesti Ekspressis. Mis ametikohale te asunud olete? Ma olen Eesti Ekspressis reporter. Ja reporterina läksite ikkagi suhteliselt järsult kirjutavast meediamaailmast raadiomaailmasse. Kuidas te end selles osas tunnete? Vastupidi ikkagi. Aga tegelikult ega ma ju kirjutasin ERR-is ka, see raadiouudise formaat on suhteliselt lühike. 3 minutit on selle nii-öelda maksimum pikkus ja kõik, mis sellest üle mahub ainult veebi. Eks ma enamasti tegin ka seal lugusid pikemalt kui see raadioformaat teeb. Kirjutasin ikka veebi ise lahti. Aga kahtlemata oluline muutus see on, sellepärast, et juba see töökorraldus siin on ju kindlasti hoopis teistsugune, et koostöötoimetaja, aga stiil on Ekspressil hoopis teistsugune. Et see kõik on väga põnev ja natuke hirmus ka. Aga et lisaks sellele ajaformaadi erinevusele, mis on kõige suurem katsumus lisaks sellele ajale erinevusi arvestades? No kindlasti see stiili küsimus on, millega tuleb harjuda. Ja see loo jutustamise viis natukene kindlasti ongi siin Ekspressis teistsugune, et kuidas keerulised teemad viia, et kõik ei pea olema selline klassikaline uudis, või et pigem kuidas võimalikult huvitavalt pildiliselt või mingi eksperimendi korras viia siis lugejaid. Ja kahtlemata see on loo varjumist, aga see on ka väga põnev. See on üks põhjus, miks ma ju siia tulin. Ja seoses ERR-is veedetud ajaga uuriksime ka, et milliste emotsioonidega vaatate sellele ajale tagasi? No, parim aeg elus, jah. Väga, väga lahe oli. Et kõik, mis ma ju oskan ja tean, on tänu nendele inimestele, kellega ma seal koos töötasin peaaegu 10 aastat. See oli uskumatult põnev ja tormiline ja hoogne aeg. Ja Eesti Rahvusringhääling sai ka veidikene kriitikat, kui Euroopa Ringhäälingute Liidu juht Noel Coran käis aprillikuus ja rääkis, et ERR on küll kõige usaldusväärsem nende liidus, kuid kritiseeris selle alarahastatust. Kas te nõustute Noel Coraniga selles osas? Et ma ei ole seda intervjuud lugenud, kui seda kriitikat tegi, aga ERR rahastamise ilmselt võib ju mitmelt poolt lugeda või kui võtta kas või ERR eelarved lahti, need on ju avalikud dokumendid, siis sealt nähtub, et sisutegevuseks ei ole organisatsioon ikkagi aastaid raha juurde saanud, et kõik, mis seal on tehtud nii-öelda paremini ja rohkem on ikkagi väga nutikalt leitud nii-öelda sisemisi ressursse, et kas Rahvusringhääling vajab raha juurde. Ma arvan, et kui just nii-öelda vaataja või lugeja seisukohti, siis kahtlemata. Ja oskate ehk öelda, mis on teie enda vaatest siis kõige olulisem või lõbusam lugu, mis te teinud olete? Võivad ka 2 täiesti erinevat lugu olla? Ma mõtlesin ju selle peale üks päev. Olulisuse mõttes eelmisest aastast ilmselt tooks välja
sellise pikema käsitluse NATO kaitsekuludest sügisel. Selle pealkiri vist oli, et kui kaitsekulud ei tõuse, siis ehitab NATO toodud paberarmeed. See võimaldas just NATO peakontoris rääkida inimestega ja kirjeldada ära seda Euroopa üles tegelikult suurt defitsiiti, mis meil võimetes on ja seda kontrasti, mis meil tegelikult on nende NATO uute päevavõime eesmärkidega. Seda oli päris huvitav teha, aga lõbus, minu meelest jälle eelmisest aastast, kas lõbus on meil lugusid, oli kahtlemata see, kuidas need kapo teenistujad käisid Sakal õlleõhtul ja siis vale nime esitades vahele jäi. Seda oli väga lüstakas kirja. Aga kui rääkida uuest ametikohast, mis teid ootab nüüd Eesti Ekspressi sees, siis milliste emotsioonidega lähete vastu Eesti Ekspressi ametikohale ja mida ehk enim ootate? No, ma ootan õppimist. Ma ju lõpuks tulin siia tegema asju, mida ma veel ei oska. Seda, kuidas toimetajaga koos lood sünnivad, kuidas see töörütm endale harjutada ära, sest kahtlemata see rütm on teine, kuidas lugude jutustamine erinevatel viisidel kuidagi realiseerida, et see, ma olen siin tõesti loetud tunnid olnud, aga senimaani on see ikkagi väga, väga lahe olnud, kui avatud mõtlemine ja selline arutelu iga teemaga kaasas käib just, et kuidas seda teha ja kuidas seda teha niimoodi, et see siis kõige olulisem ja huvitavam ka välja tuleb. See on väga lahe olnud, seda kindlasti ootab. Ja milliseid lugusid me siis Eesti Ekspressist teilt oodata võiksime? Ma ei tea, häid. Ma loodan, et häid. Et kui ma ei hakka siin mingid teemasid küll välja lubama või käima, sellepärast, et mul on selline dokument, mille pealkiri on teema, see on umbes 300 lehekülge pikk selline pidev nagu, mis see on, mõttetöö või sellised uitmõtted dokumendiga lihtsalt lingid, paljud neist on juba ära kasutatud. Eks ma seda arhiivi käin läbi, aga lõpuks elu ise pakub ka ju pidevalt uusi mõtteid ja teemasid. Vaatame, vast tuleb ägedaid asju. No vaatame, ootame, jääme väga ootama teie uusi lugusid. Suur aitäh teile! Aitäh! Meediapalat. Viimasel ajal on meedias räägitud ka Isamaa uurimisest ja Mariana, ma küsingi nüüd sult, et mida sina arvad sellest Isamaa rahastamise teemast? No selles mõttes, et 3. aprillil tuli siis Delfisse uudis, et käib ühe erakonna suhtes uurimine keelatud annetuste tegemise tõttu ning Delfi suutis kuidagi ka välja uurida, et selleks erakonnaks on Isamaa ja ilmselt on tegu Parvel Pruunsilla annetustega, mis anti parempoolsete võitluse ajal 2021. aastal. Jah, aga siis Isamaa peasekretär Andres Metsoja teatas siis ajakirjandusele, et Isamaa ei ole saanud ühtegi ebaseaduslikku toetust. Kuidas see siis ikka saab olla nii, et Parvel Pruunsild toetas Isamaa erakonda miljonite eurodega? No selles mõttes ma arvan, et uurimine ise ilmselt miljonitesse eurodesse ikkagi ei pürgi, aga minu jaoks ongi huvitav just see, et keegi nagu tegelikult peale prokuratuuri enda ei tea, milles see probleem siis seisneb. Et selle üle on väga palju arutelu olnud. No siin on see ka, et Parvel Pruunsild on eraisik, et kui ta tahab teha annetuse erakonnale, siis kas see on otseselt keelatud? Ei, annetus ise kindlasti ei ole keelatud, aga mis võib olla keelatud või mis võib olla nagu kahtlase väärtusega on see, kuidas see annetus siis erakonnani jõudis.
aga sellest ajakirjanduses palju ei ole infot? Sellest jah ei ole, see info on ilmselt ainult prokuratuuril, aga mis on ajakirjandusel, on näiteks üks prokuratuurilt saadud kiri, kus kirjeldataksegi, et mingi uurimine käib, aga selle kohast infot ei ole võimalik avaldada, sest see on praegu kohtueelses menetluses. Eks ootame, kui selgub veel ja kui avalikustatakse see dokument prokuratuuri poolt siis. No selles mõttes sellele on ka juba väga huvitav kajastus tulnud ajakirjanduse poolt, ses mõttes, et Delfi avaldas siis 11. aprillil artikli pealkirjaga Vaata prokuratuurilt saadud kirja, mida Isamaa ei julge avalikustada. Et minu jaoks on siin juba mingi väga huvitav spin ajakirjanduse poolt, või siis pigem Delfi poolt, kus justkui pannakse juba süüd Isamaa peale. Näiteks viimases lõigus on kirjas nii, et aga paistab, et Eesti kõige popima partei juhid ei tunne avalikku teabeseadust. Et minu arvates on just Delfi kajastanud Isamaad väga negatiivselt, kuigi ühtegi kahtlust ametlikult ei ole esitatud ning tegelikult me ka ei tea, milles kriminaalmenetlus siis tegelikult seisneb. Jah. Ja see kiri on ka natukene, kõlab tõesti salapäraselt, et mis siin siis on need isikuandmed, mida ei saa avalikkusele näidata. Et prokuratuur on öelnud, et selliseid isikuandmeid seal kirjas ei olnud. Et huvitav, miks siis ei ole seda avalikustatud? No probleem tundub, et ongi selles, et Eesti kõige popim partei ei tunne avalikku teabeseadust. Et tegelikult sellist infot võib avaldada, aga ju siis on Isamaa juht Ladvik sellest lihtsalt valesti aru saanud. Võimalik. Aga minu jaoks on väga huvitav ka see, kuidas seda teemalt üldiselt kajastatakse. Sest näiteks ma tegin mingisuguse statistika, kus Delfi on alates 3. aprillist selle kohta kirjutanud 12 artiklit, aga Postimehes, mille omanik on siis Isamaa liige Margus Linnamäe, seal on avaldatud ainult 4 artiklit ehk 3 korda vähem. Et see on minu jaoks ka väga huvitav. Jah, et enamus artikleid sellel teemal ongi ilmunud siis Delfis ja mõni ka ERR-is. Et mina Postimehest ei leidnudki selle kohta artiklit. Ma siin nägin ikkagi seda algset infot, et Delfi on leidnud kriminaalmenetluse ning oli ka selline juhtkiri, mis siis algab sõnadega, et lähenevad kohalikud valimised ning tundub usutav, et sellelgi korral võidakse soovida tulemusi mõjutada uurimiste abil, mis lähevad meedias suure kella külge, ent mõne aja pärast vajuvad ära ning lõpuks süüdimõistmiseni ei jõutagi. Et siin minu jaoks nagu Postimees seab nagu küsimuse alla selle motiivi ja miks seda kriminaalmenetlust esiteks üldse alustati, aga teiseks, miks seda nagu meedias juba käsitletakse, kuigi ametlikult sellist ühtegi kahtlustust ei ole esitatud. Jaa, ma olen nõus. Ja siin minu jaoks tulebki nagu välja see, et kuidas nagu, ma ei hakka siin süüdistama, et Margus Linnamäe nüüd midagi ise vahele on tulnud sorkima, aga et kuidas ikkagi need poliitilised mõjutavad siis neid kajastusi, et kui ongi, et Delfis on avalikustatud 12, Postimehes 4 ning ka teised Postimehe poolsed kajastused on pigem nagu Isamaa poole kallutatud, et ta on seatud küsimuse alla seda uurimist, mis motiividel, mis info neil tegelikult olemas on ja kas see võib olla seotud hoopiski sellega, et varsti on tulemas kohalikud valimised ning prokuratuur justkui proovib valimistulemusi mõjutada.
sest Isamaa reitingutele on see uudis ju halba teinud. No kui me võtamegi näiteks siis selle, et eelmisel kuul, märtsis siis, oli Isamaa reiting 29%, nüüd tulid aga välja uued aprillikuused reitingud, kus Isamaa on kukkunud 20%-le, et 9% punkti on ikkagi vahe sisse tulnud ning selle süüdlaseks ikkagi peetakse seda kriminaalmenetluse juhtumit. Rääkides hiljaaegu toimunud muutustest ja tegemistest ning üritustest, räägiksime lühidalt ka Eesti filmi- ja teleauhindade galast. Jah, et 11. aprillil toimus siis Alexela kontserdimajal Eesti filmi- ja teleauhindade uhke gala ja välja jagati siis auhindu nii filmi kui ka tele suurepärastele tegijatele. Näiteks siis teleauhindadest rääkides parima päevakaja saate laureaadiks sai siis saade Täistund. Kas keegi teist on äkki vaadanud seda? Ma nii väga kursis ka Täistunniga ei ole, aga minu meelest võrreldes teiste nominentidega ta ikkagi täiesti teenis ära ennast seal kategoorias. Teised nominendid Täistunni kõrval päevakaja saateks olid siis Esimene stuudio, Impulss, Kupli all, Märgatud Eestis ja TV3 uudised. Ja arvestades Täistunni saate formaati ise, siis ma arvan, et ta täiesti teenis ära selle võidu. Ja mitu nominatsiooni pälvis siis ka ERR-i saade Eesti täielik ja kontrollitud ajalugu saatejuhiks. On Andrus Vaarik, kes minu arust veab seda saadet ikka päris hästi ka edasi. Ja täna siis ka Vikerraadios rääkis selle saate üks toimetajatest Kai Väärtnõu siis saate tegemisest ja kuidas nad siis Lätis käisid tihnikutes müttamas. Ja Kai Väärtnõu siis ka pälvis parima teletoimetaja auhinna. Ta on siis Ringvaate peatoimetaja ja Vikerraadios mainis ta täna hommikul, et tema jaoks see tunnustus siis tähendab seda, et tema kolleegid hindavad teda kõrgelt, et see on peamine ja et tema arvates on kõik sellist tunnustust väärt. Ja Kailt küsiti siis, kuidas ta suhtub sellesse, et Eesti ajakirjandus või ERR-i lood võivad olla tsensuuri ohu all ja tema arvamusel siis seda ohtu Eestis ei ole. Ja näiteks veel siis teleauhindadest parima saatejuhi pälvis siis ETV saatejuht Anu Välba, kes siis teeb iga pühapäev saadet Hommik Anuga ja viimati pälvis ta sama auhinnaga aastal 2017 ning enda tänukõnes mainis ta, et me üritame head tuju tekitada, me üritame, et ühel hommikul nädalas vähemalt korraks on sul põhjust naeratada. Ja no minu arust see ikka sobis väga hästi sinna. Hommik Anuga eesmärk on ikka täielikult täidetud selles mõttes, et alati kui ta satub sinna teleekraanile, siis tegelikult ma arvan, et suuremas olen inimestest läheb ikkagi nägu naerule. Ja ma täiesti nõustun sinuga. Ja ka parima teleajakirjaniku pälvis siis saatejuht Marii Karell, kes teeb siis TV3 saadet Laser ja veel siis... Kusjuures selle Marii Karelliga parima teleajakirjaniku kuulutas välja Margit Kilumets, kes siis oma kõnes tõi välja ka siis Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi ehk meie oma akadeemilise punkbändi Karju Lauristin ja see oli ikkagi selline šokeeriv üllatus ka kõigile vaatajatele, ma arvan, kes vaatasid EFTAt ja kes on kursis Karju Lauristini tegemistega. Ja Marii Karell tõi oma tänukõnes välja ka, et viimasel ajal on teleajakirjanduses suurimaks takistuseks erinevad juuranõuded ja juriidilised takistused, mis ma arvan, et on oluline koht, millele tähelepanu juhtida. Ja ta tegi seda päris õigel ajal, sest et see pälvis niivõrd tähelepanu. Ja mainiks siin kohal ka veel ära, et parima erisaate EFTA pälvis siis Ukraina stuudiopäev Volodõmõr Zelenskiga, saatejuht Epp Ehand ja kusjuures see oli siis tema esimene otsesaade, et ta sai siis sellest teada 24 tundi enne saate salvestamist. Ja Vikerraadios ta rääkis sellise huvitava fakti, et tal oli juhuslikult samale päevale pandud ka juuksur, nii et sai siis ilusa soenguga saadet minna salvestama.
mulle ja ma kuulasin ka seda Vikerraadio saadet 14. aprilli hommikul ja mulle väga meeldis see tandem, et Epp Ehand, kes sai siis parima erisaatejuhi tiitli ja Kai Väärtnõu, kes sai parimaks teletoimetajaks, olid koos väga-väga põnev tandem, keda kuulata. Kai Väärtnõust veel nii palju, ta rääkis ka raadiosaates, kui kiire on tegelikult ringvaate tegemine. Et aktuaalsete teemade käsitlus võib saate alguses juhtuda nii, et hommikul tundub teema üldse mitte piisavalt aktuaalne, aga siis kell 5 paar tundi enne ringvaatne saadet ennast tuleb helistada seotud inimesele ja öelda, et palun sõida nüüd meie juurde. Et see kiirus ja päevakajalusus on ikka tegelikult hullumeelne, kui kiirelt kõik muutub. Aga kas Eesti meediaväli on üldse nii kiire, et uudise väärtus tõesti saab nii kiiresti muutuda? Ma arvan, et praegu on küll väga palju erinevaid rahvusvahelisi teemasid, mis väga, väga kiirelt muutuvad ja teemad muutuvad kiirelt ja nende faktide muutumine. Ja neid on oluline kajastada. Ja kui need faktid muutuvadki kohe ja on olulised, siis on täielikult arusaadav, miks ta nii kiirelt peab muutma ka näiteks fookust vahepeal. Ma ütleks ka, et paljude teemade puhul tuleb aina juurde jätkuuudiseid ja detaile mingite teemade kohta ja mõned uudised võib-olla hommikul võivad olla värsked ja õhtul see tegelikult enam kedagi ei puuduta või nii väga ei mõjuta. Ehk siis tuleb olla väga lahtiste silmade ja kõrvadega kogu aeg. Ja siis veel telesaadetest aasta uustulija televisioonis selle laureaadiks sai siis Kanal 2 saade Telehommik, mis siis on eetris igal argipäeval kell 6.30. Saatejuhtideks Rumi Hasa ja Kristen Kold ja peatoimetajaks siis Kajar Kase. Ja minu meelest see saade on ka olnud väga selline kiire arenguga ja väga paljudele korda läinud ja neil on alati põnevad külalised sinna kutsutud ja ka nad ise olid terve tiimiga seal laval, et väga palju inimesi, kes seda saadet teevad ja minu meelest seda tunnustust täiesti väärt. Mulle üldse väga meeldis EFTA ülesehitus. Juba algusest esimene lõik, millega nad siis EFTA-d avasid, oli Von Focki peategelase uppumise tseeni taaslavastus, mis tegelikult matkis nii Von Fock ennast naljaga pooleks, aga ka tõi välja, et Von Fock on nagu Õnne 13 lihtsalt parukatega, mis tähendab seda, et nad lubasid ka 3., 4., 5., 6. hooaega. Ja samuti matkiti ka telemaja ehitust ju. EFTA-sid juhtis Karl-Erik Taukar, kes siis ütles, et oli majast mööda käinud, vaadas, et ilus auk on olemas ja töömehed ütlesid, et nad on isegi graafikust ees. Ja lubas siis ise naljaga pooleks, et 2050 aastal toimuvad EFTA-d raudselt uues telemajas ning ütles, et tema lubadus siis selle peale. Seekordne EFTA gala oli ka selles mõttes eriline, et Eestisse oli siis selleks kohale tulnud Oscari võitja, Läti produtsent Mattis Kaasa, kes andis üle parima animafilmi auhinna, mille pälvis siis Luna Rossa. Ja temaga minu meelest sai ka intervjuud näha Ringvaates ja see oli päris kõva aplaus, mille siis publik Läti produtsendile Mattissile siis andis. Ja muidugi väga oluline auhind, mida veel mainida, on siis panus Eesti televaldkonda, mille sellel aastal pälvis Enn Eesmaa. Praegu on ta siis Riigikogu liige ja oma ka tänukõnes mainis, et ma ei kavatse veel ära minna, tööd on mul täna üsna palju nii Riigikogus, Kuku raadios kui Maalehes. Ja eestlastele on ta meelde jäänud enda selge emakeele kasutamisega ja siis igasuguste erinevate harivate kui ka meelelahutavate telesaadetega. Meediapalat. Ja hiljuti siis tuli uudis selle kohta, et Euroopa Liit plaanib lõdvendada tehisaru reegleid, mis siis on meediamajad päris vihale ajanud. Näiteks siis Väino Koorberg saatis ka pika kirja selle kohta ja näiteks on seal mainitud, et tehisaru edu ei tohi tulla loojate arvelt, vaid õiglases ja loovas koostöös loojatega. Ehk siis tehisaru justkui ei viita nagu õigesti ja piisavalt siis kõikidele nendele loojatele, ajakirjanikele, kirjastajatele, kunstnikele ja nii edasi.
et ma saangi aru, et eesmärk oleks ju, et tehisaru hakkab ennast arendama nende nagu meie inimeste või loojate loodud informatsiooni arvelt, aga ilma sellele viitamata. Et eesmärk on arendada tehisaru, aga ilma viideteta. No probleem on ju ka selles ka, et tegelikult seda treenimist tehakse luba küsimata ja sellele autorile tasu maksmata. Et tõesti nagu need algse teksti loojad ei saa sellest mitte mingit kasu tagasi, et nende teksti kasutatakse. Selles suhtes on täiesti ju loogiline, et meediamajad on tagajalgadel selle teema osas ja ei ole sellega nõus. Jah, et ma arvan ka, et ikkagi ajakirjanikud ja kõik muud loovad inimesed, ehk siis praegus kontekstis loojad, peavad siis saama piisavalt krediiti enda tööle ja viiteid, et mitte siis lasta tehisarul nii-öelda kõik see tunnustus endale võtta. Ja siin kirjas on ka mainitud, et tegevusjuhise puudumine oleks parem kui ebaõigetest põhiprintsiipidest lähtuv 3. versioon, mis on siis ka praegu üks probleemidest, ehk siis meediamajad ei toeta AI tegevusjuhist praeguses versioonis, sest enda meelest see ei ole õige. Aga ma nagu mõtlen seda, kuidas seda üldse oleks võimalik lõpuks õiglaseks teha, sest kui ongi probleem selles, et on AI treenimiseks on tegelikult ju vaja väga suures mahus nagu tekste, et kuidas sa üldse nagu esiteks küsid luba ja teiseks, kuidas sa maksad selle eest, kes maksab selle eest, et nagu ma arvan, et siin nagu tegelikult lõpuks õiglast lahendust ei olegi. No lõplikult võib-olla tõesti ei ole see võimalik, aga ka probleem on selles tegelikult, osaliselt vähemalt, et väga kiiresti soovitakse seda tehisaru nüüd arendada ja sellega on väga kiire, aga selliste lahenduste, mis tagab kõigile õigluse, nende lahenduste väljatöötamine võtab palju-palju rohkem aega, kui nad tegelikult sellele eraldada suudavad. Eesti meediaettevõtete ühises avalduses on ühendatud organisatsioonid ka News Media Europe, Euroopa ajalehekirjastajate liit, Euroopa ajakirjade liit ja Euroopa ajakirjanike föderatsioon, mis minu arust on uskumatu nagu ühine töö, et nad nüüd ühispöördumise korraldasid ja see on ikkagi väga nagu oluline samm, mille nad astusid läbi selle ühispöördumise tegemises. Aga nüüd ongi see, kes siis peab lõpuks andma nagu järele, et kas siis need AI treenijad või siis meedialiit, et see AI teema saaks edasi liikuda. Jah, see eeldabki ühe osapoole ikkagi allaandmist põhimõtteliselt või mingitele tingimustele siis kuidagi kindlaks jäämisele. Jah, et ma arvan, et selle teema puhul on päris raske leida mingit ühist kompromissi, et tegelikult ka üldse see AI kasutamine nii hariduses on olnud pigem selline päris keeruline ja konfliktne, et ühest küljest ta teeb elu lihtsamaks, aga tegelikult on seal väga palju tingimusi ja asju, mida tuleb järgida ja ma arvan, et AI niipea veel ei võta ajakirjanike tööd ega ka üldse meie elu ja haridust üle siin. No ma arvan, et see kardetaksegi suuremaks, kui see tegelikult on, sest kui me mõtlemegi AI kasutusele ajakirjanduses, siis ju väga palju ajakirjanduslikku tööd tegelikult ju eeldab seda, et sa ise helistad nendele inimestele, teed intervjuusid, käid, ma ei tea, objektil, et ma arvan, et AI ei saa seda tööd teha ja ilmselt ei saagi hakkama seda tööd tegema ka tulevikus. Jah, just see, et juba helistamisega ja allikatega rääkimisega, et tegelikult tehisaru ju ei helista, ta saab kasutada seda informatsiooni, mis see allikas on varem, näiteks interneti paisanud või öelnud kuskil intervjuudes, aga ta ei saa ju uut informatsiooni inimeselt kätte niivõrd kiiresti. Ja tegelikult selle tehisaru arengukiirusest ka, et näiteks siis 11. märtsil käis televisioonis siis Tanel Tammet tehisaru teemadel rääkimas ja ka tema ütles, et tema arvab, et kõik see muutus ja AI areng ei toimu üldse väga kiiresti, et tema arvates see hakkab lihtsalt vaikselt toimuma ja et see toimub vähemalt siin veel 10 aastat, mitukümmend aastat järjest. Jah, et kui nüüd realistlikult mõelda, siis AI saabki ajakirjanduses ainult mingeid tekste
kirjutada stiililiselt paremaks, võib-olla vigu kontrollida ja need välja tuua, aga ta ei saa ajakirjaniku tööd üle võtta. Tõenäoliselt mitte kunagi. No eks seda annab nagu aastate jooksul nüüd näha, kui kiiresti see tehisaru siis arendamine käib või mitte ja ma arvan, et siit on hea punkt, kust lõpetada ja kokku tõmmata, vaatame tulevikku ja kohtume juba järgmises meediapalati osas. Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammos. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopasse. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. kõige kehvem luppe. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapala.